laulemaie, laskemaie. Ei mind pois niistä ohjad hoida, õiet keeta. Ohjad hoivad hobuseida, õiet kasvad koormad kinni. Mina aga laulan. See klunkeri mõte tuli tegelikult niimoodi koos istudes ja aru pidades ja mida kevadel teha lastega õues. No kui rahvakollektiivid teevad sügisest saadik oma proove, tantsurühmad, koorilauljad, esimesed esinemised on hooaja avapidu, valla aastapäev, jõulud kirikus, vabariigi aastapäev, siis oli vaja midagi teha ka hooaja lõpetuseks. Ja selle jaoks, mis siis on kõige parem ikka, kohalik laulu-tantsupidu. Tänaseks päevaks on tal nimi Klunker. Esimene Taaremäe klunker oli vara kevadel. Lootsime teha maikuus, siis kui lehed on juba pakatanud puudes. Aga kevad oli väga aeglane ja külm ja tammik hakkas lehte minema alles maikuu lõpus sellel kevadel. Ja siis me mõtlesime, et teeme kiigepeo. Meie seda klunkeri nime alguses ei teadnudki. Pidu toimus niimoodi, et me läksime Kägara saatel tammikusse suurtesse ringidesse ja seal siis lapsed võtsid oma pisikesed ringid, igal rühmal oma ring, 6 rühma. Ühistantsud olid koos vanematega, kes meie juures seal ringides seisid. Laulsime, tantsisime, kiikusime ümber, lõkke jooksmised ja ringtantsud ja väikesed võistumängud. Algas tema lasteaiast ja aasta 99 oli see, kui klunker oli liikunud lasteaiast Jüri gümnaasiumi õuele ja sealt edasi siis juba tammikusse ja sellest hetkest, kui ta tammikus sai peetud, aasta oli siis 1999, oli tema siis kultuurikeskuse, Rae kultuurikeskuse üritus. Eestvedaja oli muidugi Külli muusikaõpetaja. Aga ega meie õpetajad küll kõik ei olnud sellega nõus, et nüüd pane lapsed valmis ja õpeta neile midagi ja mine sinna tammikusse ja mis sellest ikka välja tuleb. Ja ega meie olime ikka niimoodi seda meelt, et teeme ikka ära ja läheme ikka ära ja nii me siis selle alustasimegi. Ega külarahvas ka kõik mõtlesid, et mis neil nüüd aru saan, viivad lapsed tammikusse. Esimese vastuolu murdmine oli võib-olla kõige raskem veel, et seda klunkerit üldse alustada. Teada on, et just siin samas lähedal Limukülas noored pidasid kiigepidusid ja seda ehk neid pidusid siis nimetati klunkeriteks. Mida see võiks tähendada meie rahvakultuuri harrastajatele siin Rae vallas, et klunker on siis tegelikult selline noorte pidutsemine Limukülast on see nagu pärit, et see sai omal ajal siis sealt rahvaluule arhiivist välja otsitud kadunud Kristjan Toropiga. Leidsime selle ja siis sellest sai pandud see nimi. Aga ega ma nüüd mingi ajaloolane ei ole, et võib-olla veel võib keegi veel rohkem uurida ja võib ka vastuväiteid olla, et klunker kõlab kuidagi natuke imelikult, et võib-olla see oleks ka nagu seotud mingi joomapeo või sellise mitte väga hea pidutsemisega, aga meie peod on alati olnud head. Ma olen nagu mõelnud selle peale, et igal kogukonnal on olemas oma mingi selline identiteet või mingi märk või kujund või ja mulle tundub, et meie omavalitsuse või Rae valla siis selline identiteet ongi klunker.
et see on nagu A ja O, see on nagu meie ohvrikivid, Kurna mõis, Rae koolimaja, kõik pärandkultuuri nagu objektid, mis meil siin üldse olemas on. Et ma siiski ütleks, et kogu ühe aasta kultuurisündmuste hulgas oli ta siiski tippsündmus. Minu jaoks on ikka selline suur rahvakultuuri üritus, pärimuse edasiandmine ja selline traditsioon nagu põlvest põlve pärandamine, et see on nagu tähtis, et juba on üles kasvanud meil põlvkond, kes esimesel klunkeril olid ise sellised pisikesed tantsijad ja nüüd nad on juba isad-emad ja saadavad oma lapsi klunkerile ja ikkagi teatud, võiks öelda, et ikkagi teatakse, et mis asi see on, kui rääkida sellisest asjast nagu klunker, mis on siis Rae valla laulu- ja tantsupidu. See sidususe teema just, et kuidas ta seob nagu erinevaid nagu ealisi nagu sihtrühmi. Et lasteaialastest kuni eakateni, et kõik on nagu esi. Pole inimest, kes Rae valla piirkonnas, kes ei teaks, kui ütled sõna klunker, et mida see tähendab, et igaühe jaoks on olemas ka see tähendus. Minu jaoks ongi ta see, et kui sa oled talv otsa teinud tööd lastega koolis, suurtega täiskasvanud kooridega, siis tahaks ju selle kuskil nagu kokku võtta, teistele näidata ja kus siis mitte veel kui oma kohalikul peol. Ei pea alati käima ainult suurelt vabariigi laulupeol ja naabrite juures pidudes. Tegime oma peo. Et olen ma ju siin olnud ka natukene üle 3 aasta ja 3 korda seda klunkerit siis nagu korraldanud. Ja ma veel ei ole nagu suutnud iseenda jaoks seda tähendust nagu välja mõelda. Et see võtab natuke aega lihtsalt. Et eks ta ole teatud mõttes nagu mingi oma laps, kelle sa oled nagu saatnud laia ilma kogemusi koguma ja nii ongi selle klunkeriga ka juhtunud, et ongi nagu oma laps ja Minu funktsioon klunkeri juures, ma proovin olla kirjanduslik, et mul on nagu natuke kassitädi Naksitrallide raamatust. Et selline fantastiline Eno Raua raamat, Naksitrallid. Ja seal on siis siuke kassitädi, kes põhimõtteliselt söödab nagu kasse. Et neid kasse on hästi palju. Ja siis ta kogu aeg tegeleb nende söötmisega ja siis kui Naksitrallid selle kassitädiga kohtuvad, siis minu arust oli see Muff, kes küsis, et kas te neid kasse nagu armastate ka. Ja siis kassitädi vastas, et ainuüksi alustasside pesemine võtab nii palju aega, et armastuseks seda väga ei jagugi. Et mingis mõttes on mul umbes samasugune funktsioon selle klunkeriga, et ma tegelengi sellise logistilise osaga, et kõik need lavad, tribüünid, WC-d, helitehnikat, kõik need asjad saaks nagu paika, et see sündmus saaks nagu toimuda. Algul ilmselt oli mul võib-olla seda dirigeerimist rohkem ja koordineerimist seal, aga nüüd viimastel aastatel on õnneks nii palju abiväge, et ei pea enam üksipäini nii palju neid asju sealt eest vedama. Aga kõrval olen kogu aeg olnud, kui on vaja ikka nõu ja jõuga midagi seal teha, siis. Mind jätkus igale poole, seal mulle lava kõrval ja lava taga ja et ma olin selles mõttes ka seal sees, siis me tegime neid lavastusi ka veel, isegi mängisime näitemängu seal ära. Kõige keerulisem osa kultuurikorralduslikus pooles seisneb nagu selles, et seal on tohutult palju erinevaid osapooli. Ja kõikide nende osapoolte peades on mingi selline ideaalne klunker. Ja nüüd see
nivelleerida mingis mõttes kõiki osapooli rahuldavaks klunkeriks on päris paras väljakutse. Rege rauta suvel, vankrit määri talvel. Nõnna ka meil. Kui me juba teeme jõuluürituse ära, on meil mõtted juba klunkeris. Klunker on minu jaoks üks suure algustähega üritus, suure ettevalmistuse ja pikka arutelu üritus. Seda üritust on mul rõõm teha ja kaasa aidata alates 2006. aastast. Esialgu oli meil naiskond, nüüd on meil juba meeskond, aga koos töötada on ikka väga-väga vahva meil nendega kõigiga mul. Aga selle suure töö tulemusena on meil alati tulnud see klunker minu meelest väga vahva välja. On oma vigadega, on oma rõõmudega. Esialgu oli meil see väikene, mis nõnda ütelda väikene, aga oli meil tammikus. Aga mida aasta edasi, seda suuremaks läks ja tammik jäi meile väikeseks. Ja nii nagu meie meeskond otsustas, läksime me ära spordikeskuse väljaku peale. Et kui ka proovide ajal oli veel seal kurjad äikesepilved olid taevas, aga kui algas kontsert, siis taevas läks selgeks ja päike tuli pilve tagant välja. Ja ei tea mina aastast siis 99 kuni 2016, et oleks klunkeri ajal sadanud, kontserdi ajal sadanud vihma. Mis laulu me laulsime, kes seda enam mäletab? Ja nad pidid, neli poissi oli mul ja igas salmis pidi olema keegi solist. Aga nad pidid kõik teadma seda, et kui kedagi ei ole, et nad oskavad ka kõiki 4 salmi ära laulda. Hakkab laul peale, üks poiss ainult ongi. Laulsime ja annan siis lapsele märku, et kui vaja, et laulad teise salmi ka. Teiseks salmis jõudis järgmine poiss. Lõpuks kui 4 salmi oli, siis olid kõik poisid koos. Niised asju ikka juhtub. Pigem olid nagu need muhedad seigad olid seotud ikkagi koolilastega, just siukste rüblikutega, et kellel oli kõike muud vaja teha, et üksiti laulan, üksiti tantsin ära ka, aga vahepeal teen kõike just poiste osas, võib-olla teen niisuguseid poistetempe ka. Aga 2018, kui klunker sai 25, olime me siis Rae spordihoone staadionil. Ja seal ma sain niisuguse vau-efekti, et seal on, et kollektiivide juhid tulid mu juurde, ma nimeliselt äkka nimetame, tulid mu juurde ja ütlesid, et lahe Toomas, et lõpuks ometi näeb see nagu päris välja, et see on nagu tõsine asi, et see suhtumine kuidagi muutus, et see avarus, see on täiesti huvitav nagu isegi nagu mõte, et kuidas see avarus tekitab nagu mingi uue kvaliteedi. Mul on ikkagi rohkem jäänud selline ülev tunne, et niisugune hästi ülev tunne, hästi võimas ja hästi palju on selliseid emotsionaalselt niisuguseid härdaid või emotsionaalselt puudutavaid hetki. Üks ilusamaid tantse, mis on Linda Pihu loodud, Pisike puu, laulule Pisike puu. See, kui kas siis nüüd enda pojad tantsisid või kõik teised lapsed tantsisid, see oli see koht, kus ei jäänud silmad niiskeks minemata. Oli kord ka selline aasta, kus klunker oli välja kuulutatud, pidime kõik rõõmsalt klunkerile minema, aga hommikul sadas nagu oavarrest vihma. Ja koolimajast juba helistati Linda poolt, et ega me vist klunkerit ikka ei saa teha, et kus te väikeste lastega ikka tulete sellise vihmaga. Meil olid kummikud valmis, keebid valmis ja kõik olid valmis klunkerile minema ja nii me läbi vihma, laulu ja lippudega klunkeri poole sammusimegi. Klunker sai tookord ikkagi peetud. Jah, need pasunad, võiks öelda, või need puhkpillid, need tilkusid vihmast ja kõik olime läbi märjad ja ta sadas kõik see aeg, alates rongkäigust kuni selle kontserdi lõpuni. Aga ega me väga sellest ennast ei lastud häirida, pidu sai ju ikkagi peetud. Ja nüüd siis esimest aastat võiks öelda, et ikkagi miski pole teda murdnud, aga esimest aastat siis rahvusvaheline koroonakriis on siis meid ka
pannud olukorda, kus me siis vist teeme sellist meenutusfilmikest ja vaatame, mis me teinud oleme. nii et kahju, et see aasta see ära jääb, aga ma arvan, et nii nagu see digimaailm praegu on, tuleb digiklunker. Mis seal ikka? Et elu läheb edasi. Klunker jääb. Kas ta hakkab toimuma iga aasta? Kas tehakse mingid uuendused? Rahvatantsijad on ja rahvalaulu ja lauluarmastajad Rae vallas jätkub. Ja koole tuleb juurde ja noori, kellele pärandada mingit pärimuskultuuri on palju. Nii et Rae valla rahvas, olge tublid ja andke meile, olge toeks meile kõikidele, meie rahvale, meie meeskonnale, et see asi, unistus läheks täide. Ilusat kevadet, tervet suve ja kohtume sügisel mõnuga, hea innuga. Aitäh kõigile! Head klunkerdamist! No kuna tegelikult, kui see oleks toimunud, siis oleks olnud seal number 27. Tegelikult see on vale. Seal oleks pidanud olema number 28. Sest teinekord juhtub asjadega nii, et 15. klunkerit me tegime 2 korda. Kuidagi juhtus niimoodi, tegijal juhtub nii mõndagi. Nii et ega nüüd ei teagi, et kui järgmine aasta pidada, mitmendat me siis peame, aga head asja võib ikka mitu korda ka teha, et ei ole midagi.